Ajal, mil Ryanair on sulgenud mitmeid Eestit ühendavaid lennuliine ja vihanud võimalusele Tallinna turult täielikult lahkuda, on turupositsiooni üle võtmas Wizz Air. 2003. aastal Ungaris asutatud lennufirma teenindab tänaseks enam kui 50 sihtkohta üle maailma ning laiendab nüüd jõuliselt ka oma kohalolekut Eestis, avades Tallinnas 5 uut lennuliini. Very interesting new routes because we will have Tallinn-Krakow, Tallinn-Venice, so in Italy, Tallinn-Budapest and Tallinn this winter, Tallinn-Vilnius, so a daily flight to another Baltic country. And in May we will have the last Polish route because it's a Polish route, Tallinn-Gdansk. Wizz on meil praegu kõige kiiremini kasvu lennufirma, seda nii sihtkohtade arvult kui siis tegelikult ka mahult. Nii et see on väga-väga oluline meie kliendile, lennujaamale endale ja kokkuvõttes, kui konkurentsi tuleb juurde, siis mis on positiivne? Positiivne on see, et piletihinnad ei kasva. Ehk siis konkurents on kliendi sõber. Pärgmäe sõnul prognoositakse Tallinna lennujaama aastaseks kasvuks 6–7%, mis pakub loomulikult huvi ka lennufirmadele, et Eesti turult üha enam reiseid leida. Sama eesmärki toetab ka Tallinna lennujaama värskelt välja kuulutatud laiendusprojekt, mille sihiks on jõuda 2030. aastaks 5 miljoni reisijani aastas. We saw also the demand from the passenger. The passenger asked us to add some new routes. We had in the past year, for example, the Tallinn-London route. So we had this 5 new routes because we see a high potential in the country. And we plan to become one of the leading airlines. Of course, it makes sometimes to do it, but we see a very high potential in the country. Lennuliinide avamine ei sünni üleöö. Otsuste tegemisele eelnevad põhjalikud analüüsid, tihe koostöö kohaliku lennujaamaga ning reisijate nõudluse pidev jälgimine. Odavlennufirmade jaoks on määrava tähtsusega, et lennud oleksid piisavalt täitunud. Vastasel juhul võidakse liinid kiiresti sulgeda. Aga miks mitmed avatavad liinid just lähiriikidesse viivad, kui eestlased ikka soojemat kliimat eelistavad? Täiesti arusaadav, et eestlased eriti kui vaadata tänast ilma ja seda ilma, mis meil siin praegu on, tahaksid väga lennata kuskile kaugemale natuke teise kliimasse. Lühemad liinid on lennufirmade jaoks eluliselt olulised, sest kui lennuk lendab ainult pikki liine, siis ta tegelikult ei ole kasumlik, sellepärast et ta ei suuda päeva jooksul teha piisavalt ringe. Ja siis lennufirmad väga otsivad selliseid lühemaid liine, mida panna pikkade liinide vahele ja see Gdansk ja Vilnius on täpselt sellised lühikesed liinid, ehk siis lennuk teeb selle ringi ära 2 tunniga ja siis ta saab minna jälle lendama mingit pikka liini. Wizz Air on õnneks avanud liiniga Veneetsiasse, kuid Pärgmäe sõnul oleks Itaalia, Hispaania ja Kreeka liine juurde vaja. Statistika näitab, et nendest riikidest reisib kuumadel suvedel ka siia poole turiste, kelle jaoks on oma riigis liiga palav. Ega Eesti on ikkagi sellise koha peal, et ükski lennufirma arendusjuht ei ärka üles hommikul mõttega, et ma tahan lennata Tallinnasse. Nad kõik mõtlevad suurtele turgudele ja meie töö on minna nende juurde öelda, et me oleme siin, meil on sellised võimalused, inimesed tahavad lennata ja midagi ka öelda, vaatamata majanduse olukorrale, inimesed kulutavad reisimise peale raha hea meelega. Wizz Airi kommunikatsioonijuht annab lootust, et kui uued liinid hästi vastu võetakse, võib tulevik tuua ka uusi sihtkohti.